tere hommikust! Oleme jälle Kukejõel Margoga koos. Jõudsime nii vara siia, et oli pime veel. Aga nüüd hakkame juba nägema. Ja mul on 4 kala käes, et kala suurus on täitsa okei. Ja eks vaatab, palju siin päeva peale kokku tuleb. Vaatab, mis seal lainetab. On lained seal. Mingi koprauna võib-olla või pardid või rööpüüdud. Peale meie on siin ühed kalamehed veel. Tundub, et normaalsed mehed ei karju üle jää. Ja midagi, püügipäev allaku. Loodame, et läheb hästi. No, fishy. Yeah. Kala suurus on täna tore, hea. Kurat, natuke on juba saadud hommikust saadik. Opsti. Vähet. Otsast on ära läinud ka või juba päris mitu tükki. Siin natuke on juba. Sellised normaalse suurusega kalad on. Enamjaolt on kõik täna sellised. See ongi, vaata kala on otsest jõõtsub niimoodi, et ei saa. Kala tuleb nagu muda. Sisse välja. Täna on selles suhtes ka mõnus, siuke rahulik püük on ja rahvast pole. Just kiitsin ja. Just kiitsin. Ja mis oli? Ei näegi seda konksu. Nii alla neelanud või? Nii alla või noh. Ahah, ei, mul on see pulk, millega võtad. Mul oma näppudega seda külgata. Oota. No, oba. Kala tuleb. Sul ei olegi. Miks just Kuutna laadalt? Kuutna laadal. No need, nagu Selvennal sul oli see videos. Alla neil või? No mul on ka need merikad püüad siis. Oota, surit tuleb mulle patšainiku. Enne mul silma tahaks. Ei saa ju võlgu, jah. See on kõige rohkem näirid, et ma mõned prillid tagasi. Kala tuleb ilusti. Kalad on siin. Väikse käes kõletate, ei saa või? Kus sul on see? Ilusad suured. Ilm on super. Meil on ikka täiega vedanud jälle. Siin on praegu niimoodi, et mingi hetk on vaikus, siis tuleb jälle mingi kuradi hoog peale, 3-4 tükki järjest ja siis jälle natuke vaikus, mingi hooaja kaup.
nii nagu nad merest tulevad. Mul jäi vahepeal mingi röövelkala ka otsa. Me ei näinudki, mis kala see on, aga vee peale tõmbas igal juhul vaalu üles ja kuradi hakkas vastu voolu uhama. Et noh, pakun, et see võis olla mingi suurem ahven. Kuigi ma olen siit sääsega tõuguga saanud selle haugi ka kätte, aga see hakkas niimoodi minema ja sidurit käristama, aga kurat ikka lõpuks läks otsast ära. Kahjuks. Kokapoiss keerab vorste. Ei ole ilusaks pruuniks juba läinud siin. Kurat hakkavad lõhki minema, ma ei tea. Siis just tuleb see paki peale panna. Või selle kuradi papi peale. Kurat. Praegu siis tunned seda lõhna, siis on kõik siuke tunne, et kõht on tüü. Kaamerale. Ma näitan, et see aasta on ikka mõnusalt suured särjed. Enamus on siuksed. Eelmine aasta olid ikka palju väiksemad. Sünge. Tõmbad ikka, siis tunned. Kaalume huvi pärast ära, palju on siis. Usu roisk. Seda peab tassima hakkama. Nii. Suur ämber on 16,4. 16,4. Ja väiksem on, mis ta on siis 8. 16 ja 8. 24 või? 24 kilu. Oh yeah. Nii. 24 kilo ja Margul on. Nii, Margul on 10. On see. See kui 4,5 või? 10 ja 4,5, 14 kilo või? Homme hommikul tuleme veel esimeseks päevaks päris kõvasti. Kurat, vässu tuleb ka peale ja see tuleb soolata ka veel. Hakkame kodu poole liikuma, kuigi kala võtab ikka veel päris hästi. No mis teha. Nii. Mina sain siis need 2 ämbreid. See on 20 kilone ämber, see on 9 kilone ämber. Kurat, see aasta on ikka ilusad suured särjed. Ja nüüd hakkame soolama. Mida? On 4:04 ja kell on... kell on 6:30. 6:30 jõudsime jõe äärde, kedagi pole. Ja kala ka veel pole saanud. Tait sai puu kätte juba. Ja aga eilsega võrreldes on täna küll jahedam ja tuul uhab. Aga loodame, et kuradi... Pole käiva ka ikka nii sama. Jah, ma filmin, kuidas käivan. Huumorimees on ka täna meiega. Me eile olime Margoga siuksed vaiksed poisid siin. Palun. Nii, kalamehi rohkem pole. Nii et metsamees on. Hakkame välja tõmbama ühesõnaga. Eks näe. Probleem on nägemisest, kus see piilu on.
et siuke hea aparaat on, millega saab kurgus kätte kalal. On siuke, soovitan. Mina soovitan. Pane see ongi selle jaoks, et pane jope ääre külge, et see kuradi siia kuskil ükskõik kuhu külge. Ilm keerab metsikuks, kuradi, vaatame palju. See on minul. Siis, mis sinul on? Näita. Ilusad suured. Nii, ja mis sinul on? Otsa. Kurat, ilusad suured on küll. Seast. Vaatan, mis sul see... kurat, sul saab täis juba. No mis sa mõtled, ega ma siin ei mökuta. Kurat, tal... Palju sul Marks on? Palju sul kala on? Kurat, Allanil on see majoneesi ümber täis. Noh, usku, miks on see sitased on? Mustad. Ussi kõrdi muld. Ussi muld on seal sees või? Nojah, ussid ju välja kukkunud. Nii. Ilm keerab jamaks, päike küll paistab, aga tuul on praegu ikka päris kõva. Isegi kuradi lainetus on jõe peal. Jõudsin siis Saaremaalt koju Särjerallilt. Läksime juba sinna nagu kolmapäeva õhtul kohale, et neljapäeva olla vara valmis kohe jõe äärde minema. Läksime siis jõe äärde. Jõe ääres mingisugused tüübid magasid autos, aga me panime kähku asjad kokku ja jõudsime ennem jõe äärde oma hea püügikoha peale. Meil on siuke kindel kurvi koht. Püüdsime siis, hakkasime püüdma ja hommikul vara hakkas kohe ketti tulema, nii et kurat sisse välja. Ma olen aastaid käinud seal Kuke jõel, aga minu arust ma nii suuri kalasid nagu pole, mina vähemalt pole saanud, võib-olla keegi kohalik, kes kogu aeg saab seal käia. Et see on saanud, aga jah, päris äge oli, mul on siuke peenike õng ja see suur särg ikka tõmbab täiega seda. Ja mina sain mingi 30, 31, 32 kilo ja teine kutt sai 20, 22 vist äkki oli või. Et tema käis muga esimest korda, Margo, ja siis jäi väga rahule ja ta ütles, talle piisab sellest kalast küll ja pärast tulid meil veel nagu reede või tähendab neljapäeva õhtul tulid veel 2 meest juurde, nendega me läksime täna hommikul ja siis seisime neljakesi reas ja kõik võtsime kettire, sisse välja, ma ei tea, kas mingi parv tuli sisse või kogu aeg nagu võttis. Ja ilusad kalad ja muidugi eile olid suuremad, täna olid nõksa väiksemad, aga ikkagi nagu normaalsed. Ja meie tulime ära Margoga, kuna seal läks ikka jube tuuliseks ja jahe hakkas, külm hakkas, aga eile olime lühikeste varrukatega ja päike paisti, tuult ei olnud ja hästi mõnus, väga hea õhtu oli. Kalamehi, oli seal, aga mitte nüüd nii hullu nagu kunagi oli, et kurat õlg õla kõrval seisavad. Täitsa normaalne oli püüda ja tundus, et kõik kala said ja siis meie tulime nüüd koju ja teised, kes hiljem tulid 2 meest, need jäid veel täna sinna edasi püüdma. Helistasin neile juba siit mandri pealt ja ütlesin, et kala tuleb nii, et vähe pole, et need saavad ka oma noosi kätte seal korraliku ja väga äge igal juhul. Mina panin oma kaladele, need kastidele panin siuksed lauad peale ja siis tungrauda raskused nagu peale, et see pressib need mahlad välja kalast ja mis siin ikka, 3 päeva pärast panen rippu ja siis tuleb oodata, millal süüa saab. Vot, aga nii selle reisu lõpetamegi siis. Tšau, paka!